Nii, tere päevast ka minu poolt. Näitan alguses oma nägu ka, et enne kui ettekande ette panen. Ja siis jagan ekraani. Nii. Et nimi jah, Jaanus Kala, Keskkonnaametis metsaosakonna nõunik ja igapäevaselt tegelen siis metsaregistri arenduste koordineerimisega. Et mõned sellised põhipunktid metsateatiste riigilõivu tasumisel, et üks kõige olulisem on see, et metsateatise esitaja siis tasub riigilõivu. Et sellega me olime siin arendustegevuses ka nagu väga nagu hädas, et kes see lõpuks see metsateatise esitaja on ja sellele keskendub ka minu ettekanne, et kui te hakkate nüüd peale 1. juulid metsateatise esitama, et siis oleksite kursis ja oskaksite oma õigusi ja rolle vaadata, et kes kelle eest nüüd riigilõivu peab tasuma. Raadamise uuendusraiete korral siis tasutakse riigilõivu 30 eurot ja riigilõiv tuleb tasuda siis 7 päeva jooksul peale seda, kui metsateatis on kas siis jah või otsuse saanud registris. Juhul, kui menetlus lõpetatakse ilma otsuseta, siis seal on metsateatis riigilõivust vabastatud. 1. juulist jõustub ka metsaseaduse muudatused, kus siis metsateatise kehtivusaeg on tänase 12 kuu asemel siis 24 kuud, aga nagu üks erisus, et raiega võib alustada 10 päeva möödumisel metsateatise registreerimisest. Ja selle 10 päeva jooksul vaatame ka seda, kas see riigilõiv on tasutud, et kui üldine nõue on see, et 7 päeva jooksul peab olema tasutud, siis 10 päeva möödumisel tunnistatakse see metsateatis kehtetuks, kui me siis tuvastame, et selle aja jooksul ei ole riigilõiv laekunud. Ja lihtsalt selline väike meeldetuletus ka veel, et registreerimise päeva ei arvestada siis selle 10 päeva ja 24 kuu sisse. Siin on siis koondatud selline ülevaatlik tabel, et kes siis on riigilõivu tasuja erinevates olukordades, et kui maaomanik on klassikaliselt füüsiline isik ja ta ise esitab ka metsateatise, siis seesama füüsilise isikust maaomanik on ka riigilõivu tasuja. Kõige klassikalisem ja lihtsam olukord. Keerulisemaks läheb siis, kui see füüsiline isik näiteks on volitanud juriidilist isikut enda eest metsateatist esitama ja võib-olla ka metsas toiminguid tegema. Et siis siin on siis nüüd arenduse käigus tehtud siis niimoodi, et kui on volitatud juriidiline isik, siis juriidiline isik on alati riigilõivu tasuja. Et alati ka see, et juriidilisel isikul on esindaja, kas siis läbi volituste või siis läbi B-kaardi isiku, aga tema ikkagi esindab juriidilist isikut ja riigilõiv võetakse nõudena üles juriidilise isiku suhtes. Ja sama on ka siis, kui maaomanikuks on juriidiline isik, siis esimene on temal valik see B-kaardil olev juhatuse liige ja ka seal on niimoodi, et juriidiline isik on siis see maksja, mitte B-kaardil olev isik. Ja juriidiline isik võib ka teist juriidilist isikut volitada oma metsi majandama, ka sellega me puutusime arenduskäigus kokku ja selle tõttu me lõime ka uue volituste süsteemi või rolli ettevõtte esindaja, et kui täna on meil 2 volitusnormi, on andmete vaataja ja metsaomaniku andmete esitaja. No andmete esitaja on see, kes saab metsaomaniku ees siis metsateatisi esitada. Siis nüüd on loodud uus volituse liik, ettevõtte esindaja. Et kui selline volitus on siis loodud, siis see annab võimaluse esitada metsateatisi nii ettevõtte enda nimel
kui ettevõttele on tehtud volitused, et siis ka selle volitaja eest saab nüüd ettevõtte esindaja teatise esitada ja riigilõivu tasuja on siis juriidiline isik. Kuidas me siis arvestust peame või kuidas me siis tuvastame? Kahte liiki viitenumbrid on siis riigilõivu tasumisel. Üks on siis isikupõhine ja see on igale isikule unikaalne. On ta siis füüsiline isik või juriidiline isik, igale isikule genereeritakse unikaalne viitenumber. Ja teine on maksepõhine. See on nüüd konkreetselt, kui metsaportaalis metsaomanik valib välja teatised ja läheb kohe läbi pangalingi maksma, siis genereeritakse nüüd juba sinna maksekorraldusele maksepõhine viitenumber ja peale makse tegemist, nii-öelda kaupmehe poole tagasi pöördumist, on need teatised makstud, seotud konkreetse viitenumbriga. Mis on nüüd selle isikupõhise viitenumbri nii-öelda eelis on nende metsaomanikel, kes esitavad hästi palju metsateatisi. Isikupõhine viitenumber annab võimaluse teha ettemaksu. Isikupõhine viitenumber annab võimaluse, et keegi teine isik maksab selle riigilõivu. Nii et selles suhtes jah, et on isikupõhine viitenumber. Pärast vaatame ka sellest lähemalt. Ja nagu oli, et riigilõiv tuleb tasuda 7 päeva jooksul ja kui me nüüd tuvastame, et 8. päevaks või 8. päeva hommikul ei ole makstud, siis saadame meeldetuletuse, et siin on üks selline meeldetuletuse hetkel olev näidis, et tuleb siis metsateatisel oleva e-posti aadressile meeldetuletus, et missuguse metsateatise eest oli see maksetähtaeg ja ka väike hoiatus juurde, et juhul kui nüüd konkreetseks kuupäevaks on tasumata, siis see metsateatis kaotab kehtivuse. Ja nagu oli, et 10 päeva jooksul hindame ka seda, et kas siis ikkagi riigilõiv on tasutud, ehk enne seda, kui tekib metsaseaduse järgi võimalus 11. päeval metsa minna, vaadatakse siis see olukord üle. Kui ka selleks ajaks on riigilõiv tasumata, siis tunnistatakse see teatis kehtetuks ja saadetakse ka vastav teade metsateatisel oleva e-posti aadressile. Et siin on nüüd välja toodud metsaportaali avavaade, et kui hakkate nii-öelda metsaportaali sisse logima, siis oleme nüüd arenduse käigus liigendanud erinevate rollidest arusaamist. Et siin nüüd esimeses plokis on siis see, kus sellised rollid, kus konkreetne isik on nüüd kas füüsiline isik või siis mõne juriidilise isiku B-kaardil ja siis eraldi plokis on selle isikuga seotud volitused. Et kas siis ettevõtte esindamiseks või siis ettevõtte enda metsateatise esitaja volitused, et siis te teate seda õiget rolli valida, et kelle eest te hakkate metsateatist esitama, et läbi selle esmavaliku metsaportaali sisenemisel antakse ka kõik õigused. Ja siin on nüüd peale rolli valimist tuleb see avavaade ja siin nüüd võrreldes siis tänase olukorraga on 2 sellist töölauda juurde tehtud. Riigilõivu töölaud ja riigilõivu tasumise info. Et esmalt vaatamegi selle riigilõivu tasumise info töölauda, et sinna vajutades avaneb siis riigilõivu tasumise info ja siin on mul nüüd punasega eraldi veel välja toodud, et siin saate veel kord vaadata, et kes on riigilõivu tasuja, ehk et saate veel kord veenduda, et kas te valisite õige rolli
Ja siin on nüüd see unikaalne viitenumber. Et kui see on teile nüüd metsaregistris genereeritud, siis selle alusel te siis ka neid makseid teete. Ja kuvame välja ka, kui on tasutud riigilõivu rohkem, kui on esitatud teatisi, et kuvame ka välja riigilõivu jäägi. Et selline soov tuli just suuremalt metsaomanikelt ja firmadelt, et kas oleks ka võimalik näha jääki. Sest nagu ma ütlesin, see isikupõhine viitenumber annab võimaluse teha ka ettemaksu, et peale seda, kui ettemaks on tehtud, kui teatis esitatakse, teatis registreeritakse, siis juba süsteem automaatselt võtab ettemaksu kontolt isikupõhise viitenumbri kaudu võtab see 30 eurot maha. Teatis on riigilõiv tasutud ja siin näeb ka siis ettemaksu jäägi suurust. Ja alati on ka meil siin kuvatud need Rahandusministeerium on siis jah, see riigilõivu saaja ja Rahandusministeeriumi pangakontod. Aga just jah, kõige tähtsam on see viitenumber. Et selle kaudu käibki see kõik see arvestamine, et kas te olete tasunud või ei ole tasunud. Ja nagu oli, et see teine töölaud, mis siit üleval siis avanes, on siis see riigilõivude töölaud ja siin on ka 2 liigendust, et üks on selline kohe avanev või vaikimisi avanev tasumata metsateatised, et siit näeb siis on siis välja filtreeritud sellised metsateatised teile, mille eest on veel tasumata riigilõiv ja saate siit nüüd hiirega välja valides minna ka kohe maksma. Et kui nüüd metsateatis on siit välja valitud, mine maksma, siis avaneb pangalingi aken. Saates valida välja endale sobiva panga ja minna makset sooritama. Ja peale seda, kui pangas on toimingud tehtud, et pöörduda siis tagasi kaupmehe juurde või metsaportaali. Ja teine liigendus töölaud on siis kõik, kus siis kuvatakse kõik metsateatised, mitte ainult tasumata, vaid kõik metsateatised, mis on olnud riigilõivuga koormatud. Ja siit on võimalik siis välja filtreerida endale sobiv info ja kas või siis välja salvestada kujul, mida on võimalik siis Excelis avada ja kellelegi saata, sest et siin mitmel õppepäeval on just seda küsitud, et kas Keskkonnaamet hakkab igakuiselt koondeid saatma riigilõivu tasumise kohta või kui palju veel on tasumata riigilõivu ja missugused teatised, siis tegelikult see töölaud annab nüüd metsaomanikule võimaluse ise endale sobiv info välja filtreerida, salvestada ja saata siis kas raamatupidajale või mida see töökorraldus siis eeldab. Et siin on need tasumise staatused, et seda ma siis pärast räägin täpsemalt, et mis need siis tähendavad. Ja see ettevõtte esindaja nüüd annab ka sellise eelise, et kui ühel ettevõttele on nüüd teinud 2 või 3 juriidilist isikut enda metsade majandamise volituse, siis siia koondatakse kokku siis kõik selle viitenumbriga riigilõivumaksjad, nii et siin te näete tegelikult kõiki metsateatisi, mille maksmise kohustus nii-öelda teil on. Nii. Ja staatused. Tasumata staatus on siis see, et kus teatisel on riigilõivu maksmise kohustus, aga seni on tasumata. Staatus maksmisel on selline vaheolek, nagu ma ütlesin, et see on see maksepõhine viitenumber on genereeritud, kus metsaomanik on välja valinud mõned metsateatised, mille eest ta asub kohe maksma ja
ja see on sel hetkel. Kui on teostatud, siis on see, et on pöördutud tagasi pangast nii-öelda kaupmehe juurde, metsaportaali, aga riigikassast ei ole veel kinnitust laekunud, sest et see teenusekeskkond, mille kaudu nüüd see makse sooritatakse, peab info saatma riigikassasse ja kui riigikassast on tulnud nüüd metsaregistrisse kinnitus, et makse on laekunud, siis seal töölaual on näha ka, et staatus laekunud. Ja nagu ka eespool oli juttu, et on ka olukord vabastatud võib-olla, et need on sellised metsateatised, kus menetlus lõpetatakse kas siis omaniku taotlusel või siis samale alale on esitatud teine teatis, siis eelmine teatis menetlus lõpetatakse ja vabastatakse riigilõivust. Või näiteks on ka olukord, kus juba registreeritud teatis on vaja teha muudatusi, siis muudetud teatise korral ka on see muutmise protseduur on riigilõivust vabastatud, nii et seda infot saate kõik siit töölaualt nüüd ise välja filtreerida, et missugust infot te tahate endale siis kas kuvada või siis välja salvestada, et nii, aga see ongi tegelikult kõik metsaomanike metsaportaali vaates, et aitäh, Jaanus, väga kiiresti käis. Jah, ega seal planeerisime aega on siin isegi kuni 1,5 tundi, et meil no siis on küsimuste peale ülejäänud aeg, et küsida ja siis vastata ka, jah. Ma nagu korra märkasin ühte kätt, aga nüüd minu ekraanil ei ole küll näha praegu. Et palun, kellel on täpsustavaid küsimusi? Ei ole vestlusesse ka kirjutatud, jah? Ei ole tulnud. Sest me oleme püüdnud jah, et võimalikult nii-öelda mugavaks omanikule teha, et peale seda, kui metsateatis on esitatud, siis on omaniku otsus, et kas ta põhimõtteliselt ta saab ka kohe peale metsateatise esitamist saab riigilõivu ära tasuda, sest et nagu siin jutuks oli, et sõltumata sellest, kas on nii-öelda jah-otsus või ei-otsus, siis riigilõiv tuleb ikkagi tasuda. Või siis ära oodata see nii-öelda otsus ja siis sellest 7 päeva jooksul tasuda. Nii et, aga jah, et see isikupõhine viitenumber annab võimaluse ka nii-öelda ettemaksuna maksta. Jaanus, üks küsimus on siin kirjutatud meile, et kellel on õigus metsaportaali sisse logida? Mul on isegi võib-olla lihtsam öelda, et kellel ei ole järsku õigust, et me ei lase ilma maata omanikke ja ei lähe arvesse ka korteri omand. Et kõigil, kellel on olemas maaomand, kõik saavad metsaportaali sisse logida. Nii, siis võtame edasi siit chati neid küsimusi tuleb. Kas riigilõivu alla lähevad ka turberaied? Jah. Riigilõivu alla lähevad ka turberaied ja raadamine. Just, kuna uuendusraietel metsateatise riigilõivuga maksustada, turberaied käivad ju uuendusraie alla. Et võib-olla Jaanus, sa taustaks ütled, et metsaseaduse eelnõu, mis praegu ringleb, et seal on tehtud ettepanek, et riik tähendab õige mitte riigilõivu alla, vaid et see 10 päeva ootekohustus, et oleks siis ainult riigilõivu kaetud metsateatistel või raieviisidel. Just. Nii, ma vaatan, nüüd on tulnud siin üks käsi on tõstetud ja võtame ka ühe kirjaliku küsimuse, siis lähme sinna käe juurde. Kas 10 päeva hakkab lugema alates teatise esitamisest või jah vastuse saamisest? 10 päeva hakkab lugema metsateatise registreerimisest. Ja nagu oli, et registreerimise päev ei lähe arvesse, et hakkad lugema järgmisest päevast. Okei.
Võtame suulise küsimuse. Ülle Kulke, palun käsi püsti. Ülle, ole hea. Ja siis lähme kirja tagasi. Tervist, et Ülle Kulke, metsakonsulendina küsin, kas selline võimalus ka on, et kui nii-öelda konsulent siis teeb mitmeid, teeb teatise ja omanik ise maksab tehniliselt, kas see on võimalik? Ma saan aru, mitte läbi portaali, aga on see võimalik? Jah, tolles suhtes küll, et ma nüüd mõtlen lihtsalt olukorda, et kui nüüd omanik on teinud konsulendile volituse, et konsulent saaks läbi metsaportaali esitada metsateatise. Mõtled sa sellist olukorda? Jah, neid on ju palju, selliseid juhtumeid. Ja, siis praegu on jah niimoodi, et riigilõivu kohustus jääb püsti konsulendile tema viitenumbriga, aga metsaomanik saab selle riigilõivu maksmisel saab nüüd kasutada konsulendi viitenumbrit. Ja, sain aru. Ja teine küsimus, et kui Keskkonnaamet on otsuse teinud ja siis 7 päeva jooksul või 10 päeva jooksul ei ole raha makstud, kas siis jääb võlg nagu ülesse? Jah, tolles suhtes, et maksma peab ikka. Maksma peab ikka. Jah, et maksma peab ikkagi. See, et 10 päevaks oli tasumata, metsateatis tunnistas kehtetuks, aga riigilõivu nõue jääb ülesse. Et lihtsalt ka jah informatsiooniks, et miks me nagu selle maksmise tuvastamisega hästi tõsiselt tegelesime, oligi see, et juhul kui Keskkonnaamet peab pöörduma kohtutäituri poole, siis kohtutäituril on väga palju õigusi. On see siis pangakontode sulgemiseks või kinnipidamisteks ja sellepärast on nagu hästi oluline, et kellele see nõue, võlanõue üles jääb, et kes on siis nii-öelda riigile võlgu. Ja kui ära maksad, siis ei tähenda, et sa raiet teha võid. Lihtsalt maksad ära ja kõik. Jah, täpselt nii. Ja aitäh, mina sain vastused. Ja aitäh, lähme kirjalike küsimustega edasi. Ja ma võtan selle sama küsija küsimused, kes päris alguses küsis metsaportaali sisse logimise õiguse kohta, et siin on, ma ei tea, kas laiendus siis esimesele küsimusele, et kui on kasutusvolitusega ja volitusega metsakasutaja FIE, aga ei ole omanik. Et ma saan, kas puudutab siis sisse logimist need küsimused. Võib-olla see esimest järku mõeldi kasutusvaldajat. Sest et hetkel metsaportaal kasutusvaldajat ei tuvasta. Et kinnistusraamatus võib olla küll märge, et kinnistul on seatud isikute vahel kasutusvaldus, aga metsaportaal seda ei arvesta, et see on ainult sellisel juhul võimalik, kui metsaomanik teeb kasutusvaldajale volituse lihtsalt. Metsaomaniku andmete esitaja volituse. Siis saab kasutusvaldaja saab tulla metsaportaali sisse, metsateatise esitada ja riigilõivu kohustus jääb siis sellele volitatud isikule. Okei, et notariaalselt kasutusvalduse lepingust ainuüksi ei piisa, et eraldi volitus. Ei piisa. Ma võin ka tausta ära kiirelt rääkida, on sellepärast, et kinnistusraamatus ainult märge, et on seatud kasutusvaldus, aga seal ei ole lepingut ja lepingu tingimusi ehk et kinnistusraamatu päringu kaudu ei ole võimalik hinnata, et mis tingimustel ja mis asi kasutus üldse anti. Et võib täitsa olla olukord, kus anti kasutusse näiteks ainult põllumaa, mitte metsamaa, et siis kasutusvaldaja ei saa metsateatist esitada. Ja sellepärast ongi, et tuleb esitada, kas siis omanik annab siis nüüd, nagu ma ütlesin, metsaomaniku andmete esitaja volitused ja metsaregistris või siis kasutusvaldaja esitab digiallkirjastatud metsateatise, kuhu ta lisab selle kasutusvalduslepingu ja siis juba ametnik lepinguga tutvudes saab hinnata, et kas kasutusvaldajal on siis õigus ka metsa majandada. Okei, kuna aga siin põnevaid küsimusi tuleb järjepanu, et Ülle, palun sul natuke oodata, sul on käsi püsti, aga ma võtan kirjalikud küsimused praegu järjest ära.
üks, mis otseselt ei puutu metsaportaali väline, aga tegelikult väga asjakohane kindlasti, et kuidas toimub tasumine siis, kui teatist ei esitata metsaportaalis, vaid esitatakse täidetud vorm ja saadetakse meili teel. Et siis sisestab teatise ametnik ja tekib ametnikule see samasugune infoleht nagu omaniku vaates oli, kus on teatise number, summa, kontod ja saab selle siis kas üle laua ulatada omanikule ja on ka niimoodi, et kui metsateatise registreeritakse või tuleb ka ei-otsus ja see otsus saadetakse e-posti aadressile, siis on ka lisatud see riigilõivu tasumise info. Et täpselt sama info, mis seal metsaportaalis metsaomanikule kuvatakse, täpselt sama on ametnikul võimalik välja trükkida PDF-i kujul kasvõi ja edastada see siis omanikule, metsateatise esitajale. Siis on selline küsimus, et kui tuleb ei-otsus, siis ma ju tegelikult ei pea maksma. Peab. Ja kui ei maksa, siis sa juba kasutasid sellist terminit nagu kohtutäitur. Jah, kasutasin. Jah. Sest et võlg jääb üles, sest et see riigilõivuseadus ütleb metsateatise registreerimisel või mitte registreerimisel. Ja metsaseadusest tulenevalt ongi ei-otsus on nii-öelda mitte registreerimine. Nii, läheme edasi. Kas juunis 2024 esitatud metsateatised on veel maksuvabad? Otsus nende tuleb tõenäoliselt juulis 2024. Jah, tolles suhtes ongi, et need, mis on esitatud juunikuus ja isegi kui otsus tuleb juulis, siis need on riigilõivu vabad. Riigilõiv hakkab tulema nendele teatistele, mis on esitatud siis kuupäevaga 1. juuli. Nii, ma arvan, et praegu seda teatiste ehitamise tulva juba on olnud ja 12 päeva on veel juunit minna ja läheb veel edasi. Jah, tulva on kõvasti. Jaa. Kuidas saab metsaomanik metsateatise tasu maksmise kuludokumendi? Riigilõivul ei ole kuludokumenti. Riigilõivu puhul ei väljastada ka arvet. Nii, võtame ühe kirjaliku veel, siis teeme siin kirjalikes vast pausi ja võtame... Või ma näen, et Aira, kes esitas selle küsimuse, et Airal on käsi püsti. Aira, kui sul on selle sama küsimuse vastuse kohta täpsustus, siis võtaks selle praegu ära, et Ülle vabandan, sa pead veel natuke ootama. Kui on seotud eelmise küsimus, võiksime selle läbi käia. Jah, ma küsiksin siis seda edasi. Ja, ma tean, riigilõivul ei ole nii-öelda kuludokumenti, aga see on metsaomanikul ju otseselt seotud kulud. Tegelikult ta nagu võiks selle ju oma kuludesse panna. Kas ta siis lihtsalt võtab panga väljavõttest? Jah, kas panga väljavõtte või ma ei tea, kas näiteks ka see metsaregistris nüüd see filtreeritud, et tasutud riigilõivud, kus tegelikult on võimalik Excelisse salvestada, on metsateatise number ja meie poolt nagu ka see märge, et see on tasutud. Või laekunud õigemini on see staatus. Et võib-olla piisab ka sellest, aga võib-olla on vaja ka pangasist nii-öelda kõik maksekorraldused välja salvestada. Et seda tegelikult, see võib-olla on isegi Erametsaliidule ka rohkem küsimus edasi, et see tekib ju metsaomanikel arvestatav kulu, mida nad peaks saama. Ja suurematel ettevõtetel on see veel arvestatavam kulu. Et raha ei saa ju niimoodi ripakile jääda. Teie võtate ära küll, aga kuidas ta pärast nagu fikseeritud saab? Ei, loogika muidugi või hästi loogiline küll see, et metsaomanikel on see ju puhas kulupool, et ta peaks saama seda arvestada. Ja küll, lähme edasi, aga äkki teemegi nii, et kui meil see suuliseks voorus praegu läks, et Ülle ole ja esita oma küsimus ka ära ja siis lähme kirjalike küsimustega edasi. Et minu kord nüüd, jah? Jaa, aitäh, et sihuke täpsustav küsimus, et kui seda varem tutvustati, siis mul jäi mulje, et 1. juulist saab ainult metsaregistris teha nüüd neid teatisi, aga täna juba siit
tundusid teisi variante ka ja küsimus on, millised võimalused siis veel 1. juulist on, kas ID-allkirjastatud teatis ja ka postiga ja ka kohale minemisega Keskkonnaameti, kas need jäävad? Aitäh. Jah, võin täiesti vastata, et on olnud arutlusel selle sama metsaseaduse eelnõu raames, mida ma siin enne korraks Jaanusel siin viitasin, et selle käigus on kaalutud paberteatiste, e-posti teatiste esitamise võimalus loobumisest, aga kuidas see seadus nüüd muutub ja kas see ka jõustub, sellise kujul ei tea. Nii et täna 1. juulist ka kehtib tänane metsaseaduse need põhimõtted, ehk saab esitada siis üheselt tuvastava kanali kaudu, metsaportaal, e-postiga, digiallkirjastatud, paberkandjal, no ja siis kohale minnes. Et kõik variandid, mis on täna, on ka peale 1. juulit. Et lihtsalt see on nagu uue metsaseaduse või metsaseaduse muutmise käigus on kaalumisel paberteatiste, e-posti teatiste esitamisest loobumisest, aga nagu ma ütlesin, et ei tea, kuidas see eelnõu välja kujuneb. Ja teine küsimus, kui kellelgi on notariaalne volitus metsa majandamiseks, kas siis sellest piisab või peab ikkagi olema seal metsaregistris veel eraldi volitus antud, kuigi siis ei ole vaja notariaalset, aga kui kellelgi on täisvolitus notariaalne. Kui on notariaalne volitus, siis kas siis paberkandjal või siis digiallkirjastatud teatis esitamisel tuleb see lihtsalt volituse koopia sinna lisada. Ja kui läheb ainult metsaregistri põhiseks teatise esitamine, kuidas siis notariaalne volitus töötab? Ei töötagi? Siis ei töötagi jah, tolles suhtes, et siis omanik peabki andma need volitused läbi metsaregistri volituste keskkonna. Jah, aitäh, arusaadav. Nii, liigume edasi. Siin on küsimusi tulnud ka metsateatise esitamise erinevate variantide kohta. Nendest ma libisen üle, sest see teema on käsitletud. Aga selline, olen ettevõtte volitatud esindaja ja pangatehinguid ei tee. Kuidas saan edastada raamatupidajale riigilõivu maksmise korralduse? Siis, kui me siin arenduse käigus firmadega suhtlesime, siis leidsid, et see töölaualt väljavõtte tasumata metsateatised, Exceli kujul raamatupidamisele edastamine on kõlbulik. Ja nagu oli, et üks on see, et kus on juba töölaual olevad metsateatised, aga nagu ma siin korduvalt ka ütlesin, et kui ettevõttel on oma viitenumber on teada, siis raamatupidamislikult saab sinna ka kanda ettemaksu. Küsimus on nüüd puhtalt jah, et kuidas ettevõttes üks või teine rahade liigutamise sisekorra reegel sätestab, aga põhimõtteliselt on võimalik ka ettemaksu teha. Siis on siin üks küsimus hoopis, ma saan aru, tuulikute kohta, aga ma ei tea, see nüüd metsateatise riigilõivu maksmise kohustuse tehnilise korraldusega väga ei haaku, et ma libiseks siit küll praegu edasi. No ta nii palju haakub, et kui tuulikute all läheb raadamiseks, siis riigilõivuga on teatis kaetud, 30 eurot tuleb maksta ja 1. juulist jõustuvad ka need raadamisõiguse tasud. Nii et tuulikute korral tuleb tegelikult 2 maksu hakata 1. juulist maksma. Nojah, raadamisõigustasu ja metsateatise riigilõiv, nii ta on. Okei, siis on meil siin on osavõtjate omavahelist diskussiooni, mõni on vastanud mõnele varasemale küsimusele, las need olla, kõik saavad chatist ise lugeda, aga võtame siis konkreetsete küsimustega, lähme siit edasi. Kui teatis kehtib 2 aastat ning vahepeal tuleb mingi piirang peale, näiteks Kotkas või mõni muu omavalitsuse roheala, ehk siis kas teatise tühistamisel või eraldusele tulnud piirangu kitsenduse korral makstakse raha tagasi? Ei maksta. Lühike kiire vastus, sest et riigilõiv oma olemuselt on menetluskulu. Ja menetluskulu tehakse ära menetluse käigus, ehk et see, et kas ta siis registreeritakse või ei registreerita. See menetluskulu, kui nüüd kehtivuse ajal selgub, et see tunnistatakse kehtetuks,
kehtetuks tunnistamine riigilõivuvaba. Aga see esmast riigilõivu tagasi ei maksta. Kurb kuulda, kommentaar siitpoolt. Aga okei. Miks ei ole korraldatud nii, et enne riigilõivu tasumist teatist töösse ei võetagi? Ütleme niimoodi, et me kaalume sellist arendust, et kus oleks võimalik metsaomanikul teha metsateatisele eelhinnang, eelotsus, eelanalüüs ja siis metsaomanik saab ise otsustada, et kas ta siis esitab selle või mitte. Et selline arendus on nagu kaalumisel, et kus metsateatis on omaniku poolt koostatud ja siis saab nii-öelda lasta automaatkontrollidel hinnata, et missugused piirangud, õigused, kohustused selle teatisega tuleksid, kui see teatis nüüd ära esitada või sellisel kujul. Et selline arendus on kavas, jah. Praegu ei ole veel. Selge. Siin on taas tuulikute küsimus, aga see on hoopis metsapuude kuivatamise kohta, et kas Vihtrasse planeeritud tuulikud kuivatavad metsapuid. Ma ei tea, Jaanus, kas tahad seda teemat kommenteerida või ei oska? Ei tea, kahjuks ei oska sel teemal sõna võtta. Läheb tänase infoseminari temaatikast välja. Nii, ütlesite, et tasumine tekib pärast metsateatise registreerimist. Kui ei kinnitata, siis ju ka ei registreerita. Metsaseaduses on metsateatise registreerimine ongi see, kui on jah-otsus ja metsa mitte registreerimine on ei-otsus. Nii et jah, et see tekitab võib-olla segadus, klassikaliselt mõeldakse, kui kiri saadetakse, siis see umbes registreeritakse ja pärast tekib nagu otsuse kuupäev, aga metsateatise puhul on aastast juba minu teada 2014, et kui on positiivne otsus, siis lihtsalt registreeritakse. Seda loetakse registreerimiseks. Jah, nii see tõesti on ja tõesti tava keelekasutuse kontekstis natuke tekitab segadust küll. Aga nii see seaduse regulatsioon tõesti on. Käime veel läbi selle, et ikkagi milliste raiete puhul peab riigilõivu maksma, millistel ei pea. Et siin on taas küsimus selle kohta, et olen aru saanud, et lõppraiel peab raadamist, aga lageraie puhul, et Johannes vaja tähtsustada, jah, et siin on lõppraie. Loetleme siis kohe ära, et lageraie, aegjärgne raie, veerraie, häilraie ja raadamine. Et need on need raieviisid, mille korral on teatis või tegevus koormatud riigilõivuga. Just. Ja siis on see sama küsija, kes küsis, et mis siis saab, kui 8 aastaks antud metsateatist realiseerida ei saa, sest vahepeal tuleb looduskaitseline piirang peale. Ja sa selgitasid, et on ju menetluskuluga tegemist ja riigilõiv tuleb ikka maksta ja riik raha tagasi maksta. Et siit on siis täpsustav küsimus edasi, et kas siis tuleb vastutus ka Keskkonnaametile, kui miskit kuskil valesti on või läheb? Raske kommenteerida, et kui seesamagi, kui kotkas tuleb aasta hiljem, leiab sobiva pesapaiga, et siis ei saa öelda, et otsuse tegemise hetkel oli miskit valesti. Et tollel hetkel otsus oli ju ikkagi õige, registreerimine oli õige. Aga nagu öeldakse, loodus teeb oma. No jaa, eks meil praktika näitab ka, millised juhtumid tulevad ja milliseid lahendusi saab nendele siis olema. Ma võiks samamoodi nagu öeldagi, et kui siin enne Üllegi viitas, et Erametsaliidul võib-olla jälle, et üks on see looduskaitse piirangutega, kogu see kompenseerimise ja hüvitamise ja kas või see sama näide oleks ju väga hea, et omanik on ka juba riigilõivu tasunud ja siis ootamatult looduskaitselistel tingimustel tegevus lõpetatakse. Nii et jälle üks argument minu arvates Erametsaliidule. Ja ikka. Meil on nüüd 2 kirjalikku küsimust siin praegu ja siis on Toomas Lemmingul käsiga püsti, et ma võtan need kirjalikud ära ja siis lähme veel suuriste küsimuste juurde. Kui palju läks maksumaksjale metsaregistri uus arendus maksma? 180 000.
konkreetne küsimus ja väga selge vastus. Kuidas riigilõiv on arvutatud, kas kulupõhiselt? Enamik teatiseid ju teeb arvuti, ametnik otsustab ainult mingeid erijuhte, millest siis nii kõrge riigilõiv? Riigilõivu kulu on jah või arvutatud kulupõhiselt, et Keskkonnaamet hindas või arvutas seda metsateatise menetlemiskulu, see on 1,8 miljonit ja sellest on tuletatud ka see riigilõivu suurus. Et kui algselt oli ettepanek või mõte, et kõik metsateatised on koormatud riigilõivuga, kõik raieviisid, et siis oli, et riigilõivu kulu oleks 15 eurot metsateatise kohta ja minu teada Erametsaliit või kuskilt tulid ettepanekud, et ikkagi hooldusraied ja võiks olla riigilõivu vabad, aga see 1,8 miljonit riigilõivu menetluskulu on ikkagi olemas ja sealt ka siis 30 eurot riigilõivu summat siis nagu tekkis. Et aastas esitatakse kuskil kuni 120-125 000 metsateatist. Et sealt kaudu ongi see kulu nii-öelda välja lõpuks arvutatud. Vastab tõele, me väga tundsime, et on tõeliselt ebaõiglane, et hooldusraiete puhul on ka vaja riigilõivu maksta või üldse me olime vastu sellise riigilõivusüsteemi kehtestamisele, aga just see, et arendusraied ka oleks siin riigilõivu alla läinud ja mis meid eriti häiris, et ka metsakahjustustest teatamine oli alguses plaanis riigilõivu maksustada. Ja tõesti tegime ettepanekuid, et vähemalt need raieviisid ja selline kahjustustest teada andmine tuleb lõivu alt ära võtta. Jäädi nõusse Riigikogus, aga siis nii-öelda preemiaks pandi siis nende lõppraietele riigilõivu juurde hoopis, et nii ta läks. Ja siin võib-olla ongi hea ära öelda, et kui sa siin kahjustuste juttu tõid, et hetkel kahjustuste teatised on riigilõivu vabad ja kui kahjustuse teatise alusel on tehtud metsakaitse ekspertiis ja ekspertiisiga on soovitatud lageraiet teha või uuendusraiet, ütleme, et siis on see ka riigilõivu vaba. Et metsakaitse ekspertiisid alusel tehtud raied on riigilõivu vabad. Et see on nagu hea ära märkida ja võib-olla ka siin on kohe ka paslik ära märkida, et metsakaitse ekspertiisi alusel saab raietega kohe alustada. Et seal ei ole 10 päeva ootamise kohustust. Et sellised erisused nüüd võrreldes metsateatisega on. Okei, kasulik teada. Nii, aga Toomasel on pikemat aega käsi püsti, käsi hakkab ära juba väsima. Et Toomas, ole hea, esita oma küsimus. Tere. Küsimus sarnane. Kuidas elektriliini laienduse osade kohta, kas need on ka riigilõivuga maksustatavad metsaomanikule? Jah, kui on laiendus, kui on raadamise teatis, siis raadamisteatis on riigilõivuga koormatud. Ja teine väike küsimus. Välja öeldi, et ringleb metsaseaduse eelnõu. Kaugel see ringlemine on, et teada saada, et saada sellega tutvuda? Peaks minema siin augusti alguseks eelnõud infosüsteemi. Selge, tänan. Me Erametsaliidu poolt ka põnevusega, et oleme seal mõningaid momente kuulnud ja koosolekul on tutvustatud plaanidest, aga eelnõu teksti me ka näinud pole, et ootame huviga ja kogu aeg on see aeg nagu edasi lükkunud. Nii, aga siin on veel selles kirjalikus pooles meil, et esitan teatise läbi portaali ja saan, üks jäi mul vahele. Rohkem pabermetsateatis, et järeldus siis küsija järeldus, et rohkem pabermetsateatised on siis mõistlik teha. Kohestastust niikuinii ei ole. 10+1 päeva kulub niikuinii tööd ja leiba ametile. Selline tõdemus. Nõustub? Ei, tolle suhtes ei nõustu, et ega see 7 päeva hakkab lugema metsateatise registreerimisest või otsuse kuupäevast, ütleme siis niimoodi. Et paberkandjal otsus või metsaportaali kaudu esitatud ja tehtud otsus, et kõigil hakkab ikkagi otsuses 7 päeva jooksul. Et see kuidagi ei kiirenda ega ei pikenda seda aega, et otsusest hakkab see 7 päeva ikkagi tulema. Et veel kord, see ei ole mitte esitamisest. Et kuidagi eeldus, et
et kui ma paberkandjal esitan ja kauem postis on või kuidagi, et siis viibib ei otsusest. Nii, siis on selline konstruktsioon. Esitan teatise läbi portaali ja saan ei vastuse. Ei jätta jonni ja saadan sama teatise digiallkirjastatud e-posti teel ja saan jah vastuse. 2 esitamist, 2 riigilõivu. Kas nii? Jah, täpselt nii, 2 riigilõivu. Et võib-olla selle vastuse raames oleks ka paslik jälle ära mainida, et metsaportaali kaudu esitatud teatised, kui saavad ei otsuse, siis on võimalik see saata korduvmenetlusse. Nii, räägi edasi, saadan korduvmenetlusse, vaadatakse uuesti üle. Vaadatakse uuesti üle ja kui kordusmenetluse käigus saab jah otsuse, siis tuleb tasuda nii-öelda ainult 1 riigilõiv. Okei, ka kasulik teadmine. Vaatame, kuidas praktikas rakendada saame. Jah, sest et võin ka rääkida tausta ära, et miks me nagu seda pidi mõtlesime, et üks ongi see, et omanik ikkagi loeks läbi selle ei otsuse sisu, et seal on me pikalt tegelikult kirjutanud, et miks meie arvame, et see metsateatist me ei saa registreerida. Ja kui ta selle läbi loeb ja ta tunneb, et ikkagi Keskkonnaamet on eksinud, võib olla tõesti olukord, kus me väidame, et mets on noorem või peenem, aga me tugineme inventeerimisandmetele. Ja siis omanik ütleb, et ei, et mul on mets ikkagi vanem või jämedam, et siis ta esitab kordusmenetluse teatise, ametnik käib metsas üle, mõõdab, leiame, et ongi, siis tegelikult on ainult 1 kord vaja riigilõivu maksta. Aga kui ka kordusmenetlus saab ei otsuse, siis on ka selle eest 30 €. Okei, sa kirjeldasid päris hästi ära, et mis need sisulised toimingud on, mis seal metsas tehakse kordusmenetluse korral, aga siin üks kuulaja tunneb huvi selle tehnilise poole kohta ikkagi, kuidas see kordusmenetluse saatmine täpselt käib. Selle kohta on Keskkonnaameti tegelikult isegi selle metsaregistri juhendite all on õppevideo, kuidas kordusmenetlusse saata. Et panen siia vestlusesse selle lingi, isegi videolingi, et põhimõtteliselt samalt metsateatise töölaualt, kus teile kuvatakse seda ei otsust, see teatis välja valida, valik esita valitud andmetega uus, tuleb metsateatise vorm ette ja seal metsateatise rea lõpus on linnukese koht, esita kordusmenetlusse ja teatise ära esitada ja siis ta tuleb otse ametniku lauale. Aga õppevideo on täiesti olemas sellest. Ja siin üks teine kuulaja ka juba linnukese tegemisest mainis. Ja õppevideo väga hea materjal, kasutame seda. Aga siit edasi veel. Kui tuleb ei vastus, kas siis soovitatakse, mis teha? Näiteks ära võtta kogu eraldusele, võtta ainult piiranguvabale osale, teatis siis, et kas selle raha eest, mis metsaomanik maksab, soovitusi ja kaasa mõtlemist ka saab? Jah, et millega ta vastuolus on, et see jutt on seal kirjas, aga et kus kohas siis lõigata või mis seal on, et seda täpselt ei kirjeldata. Et lihtsalt öeldakse, et pindala on lõhki. Selliseid soovitusi Keskkonnaametit saab ja trassiraiest edasi ja metsaregistri võimekus seoses nende trassiraiete teatiste menetlemisega. Trassiraiete tegemine läbi portaali on problemaatiline. Probleem on portaali tööriistades. Näiteks vajalik trassiraius 4 meetrit. Seda ei saa tööriistadega teha. Nüüd siis teed 10 teatist sama trassi kohta. Kes selle eest peab maksma, et tööriist seda ei võimalda ja on arhailine? Et siin oleks muidugi hea kui täpsustada, et mis seal täpselt teha ei saa, et siin üks viga ilmnes peale seda, kui oli üks metsaregistri uuendus, et mingit vasakpoolset puhvrit ei teinud, aga see viga on leidnud lahenduse. Et jah, et mis seal see probleem on, et seda trassiraiet märkida ei saa. Et nii palju, kui ma olen siin üritanud testida, siis tööriistad töötavad,
Et võib kas või siis, kui praeguse Semiri raames ei hakka seda täpsemalt lahkama, siis võib täitsa mulle meili peale saata selle probleemi kirjelduse või ka ekraanikuva, et vaataks hea meelega üle. Sest ma olen jah kõigile ütlenud, et ja teile ka siin sama tagasiside, et kui leiate vea või on mingi ettepanek metsaregister paremaks teha, siis on 2 varianti, kas mulle kirjutada või siis metsaportaalis abi all on meie klienditoe number, et sinna siis kas helistada või ka siis meie üldmeilile saata oma ettepanek, et korjame hea meelega kindlasti vigade kohta, aga ka ettepaneku, mida paremaks. Aga see trassiraide asja ma täitsa vaataks, et mis seal siis konkreetselt häda on. No vaataks siis juba selle ürituse väliselt, eks ole, et võib Jaanusele kirjutada, helistada ja vaataks need asjad üle, jah. Nii, siis on nüüd võimalik natuke tulevikku puudutav küsimus, et ei tea, kas nii läheb või ei lähe, aga oluline kindlasti. Kui metsaseaduse muutmisega otsustatakse, et teatise saab esitada ainult portaali kaudu, siis kuidas ma saan esitada välismaalaste eest metsateatisi? Et kui välismaalane metsaomanik? Tõenäoliselt, jah. Et me oleme siiamaani soovitanud e-residentsust teha välismaalasest metsaomanikul. Okei, aga kui nüüd see ka ei tööta, et ma mõtlen, et seal eriti Lääne-Eestis meil on üsna eakaid välismaalastest metsaomanikke, kes Rootsis elavad. Arvan, et küsimus on sealt tulnud, et täitsa praktiline teema. Jah, sest et probleem ei ole isegi nii-öelda metsaportaali sisse logimisel, probleem on ka näiteks kinnistusraamatus, kus välismaalane on ainult sünnikuupäevaga ja meil ei ole võimalik kinnistusraamatu päringuga omanikku tuvastada, et seda omandit ka metsaportaali välja ei näita. Et kõik päringud käivad läbi isikukoodi või läbi siis ettevõtte registrikoodi. Nii et tegelikult on probleem laiem kui ainult volituses. Okei, aga peaks siis lahendusele ka mõtlema, et kui selline muudatus metsaseaduses tõesti tuleb, et mis see lahendus seal ikkagi olla saaks. E-residentsus võib ka üks osa lahendusest olla, aga ei pruugi alati piisav olla. Nii, praegu jääb ta üles siis, aga siit on veel kirjutatud meile. Kas metsateatise otsuse peale saab vaiet ka esitada riigile? Saab ikka, jah, ikka saab. Et selline vahevariant, nagu ma ütlesin, et on see kordumenetlus, aga on ka variant kasutada vaiet. Ja vaide otsusega mitte nõustumisel, kui see metsaomaniku vaates on negatiivne, siis on võimalus halduskohtusse ka pöörduda. Ikka, jah. Nii ta on. Okei, ma praegu ei näe, rohkem ei ole nüüd kirjalikke küsimusi tulnud, käsi ka ei paista püsti olevat. Me vist saame joone alla tõmmata, tuleb, et Ülle, ole hea. Et küsin siiski üle, et kas need raied, millel ei ole riigilõivu kohustust, kas nendel 10 päeva ootamise kohustust ei ole või on? 1. juulist kõigil raietel on 10 päeva ootamise kohustus. Ainult selle kahjustuse. Kui kahjustuse teatis esitatakse ja kahjustuse teatise alusel algatatakse metsakaitse ekspertiis ja metsakaitse ekspertiis annab raie soovituse, siis selle raiega saab kohe alustada, kui on see metsakaitse ekspertiis nii-öelda kinnitatud. Seal ei ole 10 päeva ootamist, aga hetkel 1. juulist kõigil teistel raieviisidel metsateatise alusel on see 10 päeva ootamise kohustus, nii et loodame, et Erametsaliit ja kõik saame ikkagi eelnõusse niimoodi, et vähemalt hooldusraied saaks ka see 10 päeva ootekohustusest vabaks, nii et. Ja kuidas hüpoteegiga on? Kas kui hüpoteegipidaja selle 10 päeva jooksul ei jõua otsust teha või kuidas siis on? Hüpoteegi osas me kaalume üldse minna nagu leebemaks, et meie menetleme metsateatis ära ja metsaomanik tulenevalt sellest hüpoteegi seadmise lepingust suhtleb ise hüpoteegipidajaga, et metsateatise otsus on omanikul käes.
või siis omanik suhtleb enne metsateatise esitamist üldse hüpoteegipidajaga ja kooskõlastab planeeritavad raied, nii et. Ja siis ma tahaks veel jah või ei vastust, et siin oli üks küsimus trassiraie kohta, aga trassiraie ei lähe ju tasu alla, isegi kui inimene teeb seda läbi mitme igal eraldusel eraldi või Jaa, läheb. See pole ju raadamine. Ei. Raadamine siis, kui trassi laiendatakse. Jah, trassiraie ei lähe selle riigilõivu alla, raadamine läheb. Täpselt. Jah, aitäh. Ja, siis on nüüd kirjaliku vestluskeskkonda tulnud selline küsimus. Kas aastalõpu seisuga saab ka saldoteatise, juhul kui oleme teinud ettemaksu? Nagu ma seal näitasin, siis tegelikult ei saldoteatist, ma võin küsida raamatupidamist, aga minu teada ei saa, aga ettemaksu jääki me kuvame seal metsaomanikule välja. Aga ma keerutan selle üles, et jah, et. Just, et soov sellise asja, sellise teema osas hästi lõpliku vastuse saamiseks on. Jah. Nii, siis on, ma ei tea, Üllel on veel käsi püsti üle, kas sul on nii nimetatud vana käsi või sul on uus küsimus? Mul on vana käsi. Okei, selge. Ja siis on Peep Põldson on ka käsi püsti. Ole hea, Peep. Jah, mul on selline küsimus, et nüüd need 20 tihu aastas kinniseselt võib raiuda ilma metsateatiseta. Aga kui nüüd omanik tahab teha 0,1 hektarit lageraiet küpses metsas ilma metsateatiseta, kuidas on riigilõivuga? No kui ta metsateatist ei esita, siis riigilõivu ei ole. Kui ta esitab metsateatise lageraie peale, siis on riigilõiv. Selge, aitäh. Ja kirjalikus keskkonnas 2 küsimust veel. Kui 10 päeva jooksul tehakse vaie lubava teatise kohta kodaniku organisatsiooni poolt, siis kuidas riigilõivuga? Ma jäin kohe mõtlema, et korraks, et ühesõnaga, et metsateatis on registreeritud ja siis tuleb see vaie. Riigilõivu maksmise kohustus ikka on. Sest et nagu oli, et metsateatise registreerimisest 7 päeva jooksul peab olema riigilõiv tasutud, et riigilõiv on menetluskulu, nii et sõltumata, kas sinna tuleb vaie või ei tule vaie, et riigilõivu on ikkagi tuleb maksta. Okei, nii, siis on selline küsimus. Kui ettevõttel on mitu volitatud esindajat, kas siis igaühel peab olema oma saldo? Kui ettevõttel on esindaja, siis esindajale pannakse külge nii-öelda ettevõtte viitenumber, et ettevõttel on üks viitenumber ainult. Et kus ma ütlen, et kui ettevõttel on 3 oma töötajad edasi volitatud, siis ja need töötajad lähevad metsaportaali metsateatise esitama, siis kõik need esitatud teatised on ettevõtte viitenumbriga. Ja kõik need ettevõtte 3 töötajad näevad oma töölauval kõiki metsateatisi, mis on see ettevõtte esitanud. Selge. Suuliselt veel käsi, vaatan, Peebul on käsi püsti, ma ei tea, kas see on nimetatud vana käsi või on see järgmine küsimus? Vist oli vana käsi, Peep esistas oma küsimuse enne ära. Võtame Aina küsimuse. Küsin nende, seal oli küsimus kodanikuorganisatsioonide vaietest. Kas nemad peavad ka riigilõivu maksma? Või nende huvides teevad ametnikud maksumaksja kulud? Ei, nemad ei maksa riigilõivu selles suhtes, et nemad teatisi ei esita, nemad esitavad teatise kohta vaide. Ahah, vaietega tegelemine. Vaietega Keskkonnaamet kui haldusorgan tegeleb, aga vaidemenetlus ei ole riigilõivuga koormatud. Siit Erametsaliit võiks teha ettepaneku raskes oleva riigieelarve täitmiseks, et vaided maksustada. Erametsaliit seda ettepanekut mitte päris sellisel kujul, aga mingil kujul tegi ka või juhtis sellele teemale tähelepanu, kui sügisel need vaidlused olid,
et kui riigilõivu rakendamine on ennekõike seotud menetluskuluga, siis just nimelt, et vaide läbivaatamine on ju samamoodi kulu riigile. Aga me võib-olla väga jõuliselt ei tahtnud ka seda ettepanekut teha, sest mis seal salata, me oleme ise vahel ka vaide esitaja poolele. Aga okei, siit edasi liikudes veel, et Janek täpsustab eelmist küsimust, et see oli see 10 päeva jooksul ja vaie lubava teatise kohta, et seda teemat võiks täpsustada. Vaidlustajaks on ju kolmas osapool. Keskkonnaamet peatab teatise, kuid omanik peab ikka maksma. Jah, omanik peab maksma. Et ega siin nagu ei olegi, et ja kui omanik tunneb, et tal on, kus ma ütlen, et ülemäära kohustusi tekitatud või kulu tekitatud, siis ta saab samamoodi selle kolmanda isiku suhtes ka kohtusse pöörduda. Nii on. Suuliselt ja Peep Põltson paistab, et on nii tõus käsil. Ma küsiksin nende raadamiste kohta veel seda, et üks asi on nüüd see raadamise metsateatise riigilõiv, aga kas nüüd raadamine kui tegevus on ka siis riigilõivu all või ei ole või mismoodi see asi laheneb? Väga pikalt ei puuduta, aga jah, võin öelda, et raadamisega 1. juulist tuleb nagu 2 tasu. Üks oli jah, see riigilõiv, see 30 eurot nüüd raadamise teatise kohta. Ja teine on raadamisõiguse tasu, kus minister, ma nüüd ei oska öelda, kas on juba see määrus jõustunud või ei ole jõustunud, kehtestas raadamisõiguse tasu määra. Viimati ma nägin eelnõus oli see summa 4460 eurot hektar. Aga see ei ole mitte riigilõiv, vaid see on keskkonnatasu. Keskkonnatasude seadus seda reguleerib. Ja seal on ka päris pikk loetelu erisusi, missugustel juhtudel seda raadamisõiguse tasu ei küsita. Et näiteks olemasolevate liinide hooldamine raadamisteatisega seal ei tule maksta raadamisõiguse tasu. Küll tuleb maksta raadamisteatise riigilõivu. Et ma ei tea, Jaanus, kas ma otsin, nii kaua kuni veel küsimusi tuleb, kas ma otsin selle loetelu välja, kus missugustel puhkudel raadamisõigust tasu ei võeta, et ega ma väga keskenduda ei tahaks, et see ei ole küll otseselt ka tänane teema, aga mul on kuskil üks slaid selle kohta, aga ma ei tea, kas see on nüüd nii vajalik siin hetkel nüüd ja kohe. Kui sul on niimoodi hõlpsalt leitav see slaid, siis me võime võtta selle. Aga sa vaata seni, kas sa veel küsimusi on, nii et ma katsun välja otsida. Peep on veel käe tõstnud, et kui see nüüd on, see on vist eelmise küsimusega seotud. Ei ole, see on see sama raadamise asi. Nüüd on see, et kui on olemasolev liini koridori hakatakse tegema Eesti Energia või muu kontserni tahtmise järgi laiemaks. Nii. Mismoodi siis sellega on, mis juhul peab raadamise teatis olema, mis juhul ei pea olema, kuidas need nüansid on lahendatud? Raadamise teatis peab olema, kui koridor on, olemasolev ka koridor on laiem kui 4 meetrit, ehk seda ei saa hetkel raiuda trassiraide korras. Jälle taustaks, et Jaanus oskab ka siin öelda, et metsaseaduse eelnõuga liigub ka ettepanek, et seda trassiraide definitsiooni laiendada ja raadamise osa nagu kärpida. Aga tänase seaduse järgi on niimoodi, et kuni 4 meetrit saab olla trassiraie, laiematel juhtudel peab olema raadamine ja see oli ka see 8 sentimeetri nõue. Ja kui on nüüd olemasolev koridori piires raadamine, siis on ainult metsateatise riigilõiv. Kui läheb olemasoleva koridori laiendamiseks, siis tuleb ka see raadamisõiguse tasu. Ehk et raadamisõiguse tasu alla selline hästi lihtne loogika on see, kõik uued asjad lähevad raadamisõiguse tasu alla. Kõik vanad olukorrad on raadamisõiguse tasu vabad.
Aga nüüd küsin seda veel, et kui nüüd on see olemasolev trass, on nüüd võsa peal, mis asi see tegevus siis nüüd Keskkonnaameti arvates on? Kas see on nüüd siis raadatud ala, mis ei ole ju enam metsamaa, selle hooldus või see on uus raadamine? Olemasoleva koridori või trassi piires on ta küll raadamine, aga mitte uus raadamine. Nii, aga üks ole, millal siis peab selleks teatis olema ja millal ei pea? Teatis peab ju alati olema. Selles suhtes, et seal lihtsalt teatise iseloom sõltub sellest, et kas peab olema ka, kas ta on hooldamiskava alusel ehk et olemasolev trass või ta on ehitusprojekti alusel, kus on laiendamine. Siin ma nüüd on vist Jaanus näha. On näha, jah. Jah, et siin on nüüd lihtsalt leidsin selle slaidis, kus on siis need, et kus on siis need erisused, kus ei nõuta siis. Ehk nagu siin näha on, et just, et kui on see kaitsevööndis olemasolev on korrashoid, maaparandussüsteemid, hooldades olemaolevaid trasse, raadatav ala on väiksem kui 0,1 hektarit, siis on see poollooduslik kooslused, soode taastamine ja siis on see sadevee ja see osa. Nii et need on need erisused, kus seda raadamisõiguse tasu ei nõuta. Just nii. Mõtlen siit kirjalikust ruumist veel ühes raadamise peale jutt läks ja siin on selline küsimus, et kui mingi niinimetatud riigi raadamine tuleb läbi minu maaga, siis maksan mina või riik, kes tahab liini laiendada. Rail Baltic, elektriliin või muu selline? Maksab see, kuidas kokku lepitakse, sest et kes esitab metsateatise. Kui maaomanik volitab Rail Balticu ehitajat enda eest ka metsateatist esitama, siis maksab see Rail Balticu ehitaja. Võib ka olla niimoodi, et kokku lepitud, et metsaomanik esitab metsateatise ja teeb ise selle raadamise läbi, aga Rail Balticu ehitaja maksab selle riigilõivu metsaomanikule kinni, nii et täpselt nii nagu kokku lepitakse. Fakt on see, et raadamise riigilõiv on metsateatise esitajal ja raadamisõiguse tasu Rail Balticu korral on tegemist uue trassiga, tuleb ka raadamisõiguse tasu. Ka see on ju see kokkulepe, et kes siis selle teeb. Ma saan aru muidugi päris palju ennem omandatakse need trassid ja koridorid omanikelt ära, aga jah, võib ka teha mingit tegevust ennem, aga see on puhtalt, kuidas omanik ja teine pool kokku lepivad. Okei, nii võtame veel suuliselt Toomas Lemmik, ole hea. Küsimus veel elektriliini trasside kohta. Seal on punkt 1 oli, kaitsevööndite korrashoid ei ole raadamistasu alla minev. Nii, kui kaitsevööndid on muudetud seadusega, nende mõju ehk neid on laiemaks tehtud, siis sel juhul on tegemist kaitsevööndi korrashoiuga, selle sama seadusest tuleneva, mis ennem oli 10 meetrit, nüüd on 15 meetrit. See 5 meetrine laiune riba on tegelikult kaitsevööndi korrashoid ja selle eest ei tuleks tasu maksta. Aitäh. Ei julge siin nagu väga konkreetselt vastata. Nii palju, kui ma olen nendel aruteludel osalenud, siis hetkel küll käsitletakse, et olemasolev ehk kaardile kantud liin, nii koridor on olemasolev ja kõik, mis puudutavad olemasoleva koridori laiendamist, mis sest, et see määrus annab nagu aluse laiendamiseks, aga reeglina on ka seal mingisugune projekt veel all, et mis ütleb, et neid tegevusi seal tehakse, et igasugused laiendamised on uued objektid ja lähevad raadamisõiguse tasu alla. Nii, nüüd ma olen väga mingi raadamise keskseks läinud, et näha, et selles teemas on tõenäoliselt eraldi infoseminari vaja. Aga võtame siit ühe mõttelõnga veel, et Jaanus oskad öelda, kas siis
saab kommenteerida mitte. Kuidas toimub peale raadamist kõlviku muudatuse tegemine, et maamaksu ei peaks endise metsamaa eest maksma? Kõlviku muudatused algatab maaomanik. Algatab maaomanik, et ma saan aru, et nüüd see minu kataster on tööle saadud ja seal kaudu saab juba hakata taotlusi esitama, et maatoimingute tegemiseks. Maa-ameti rakendus siis? Maa-ameti rakendus on see, jah, täpselt, jah. Ja tehnilisi probleeme, seda ei saadud tööle, aga nüüd vist on parem. Algus ei saadud, aga ma arvan, et loodan, et juba tänaseks on ta tööle saadud korralikult. Okei. Nii, käsi ma ei näe rohkem ja praegu siia kirjaliku ruumi ka pole midagi uut ilmunud. Selle peal, nagu ma ütlesin, siis kohe tuli üks kirjakene. Kuidas tasu läheb eralduse põhiseks? Kas ka eralduste suurusi uutes seadustes saaks suuremaks teha? Kas mingeid järeleandmisi selle osas tuleb, et võib kogu küpse osa üheks eralduseks teha? Ei, selles suhtes, et seda ei reguleeri nagu hetkel seadus, vaid metsakorraldamise juhend, et kui ta jääb metsakorraldamise juhendis lubatud veapiiridesse, siis põhimõtteliselt saab ka täna seda suuremaks, ma ei taha üleskutset teha, aga suuremaks joonistada, sest et siin vahepeal just tänu sellele, et tuli see kaalutud raievanus, siis oli ka näha, et tekkis vastupidine trend, et katsuti sellest suuremast massiivist seda küpsemaid metsa osasid lõike eraldi piiritleda, eraldi eraldusteks teha, et siis saaks ka seal uuendusraiet teha, nii et nüüd võib tekkida ka vastupidine trend, aga seda ei reguleeri seadus. Eralduse suurused ei ole nagu kuskil, miinimumsuurus on paigas 0,1 hektarit, aga maksimumsuurust ei ole kuskil reguleeritud. Ja, eks seda metsakorraldusega seotud inimesed oskavad paremini kommenteerida, et kui palju see siis võimalik on, et siin on teatud piirid ju ees, aga kui see seaduseelnõu tegemine oli, siis juhtisime ka ise selle tähelepanu, et soovi, et eraldised oleks suuremad, et seda kindlasti metsamajanduste poolt tulema ju hakkab. Peep Põltsonil käsi püsti. Aga mul on see küsimus, et enamasti on igasugused tasud ja kompensatsioonid ja lõivud ja maksud seotud pindalaga ehk hektariga. Aga nüüd see uuendusraie teatise riigilõiv on seotud eraldisega. Ja nüüd tegelikult on see täiesti absurd, sest mida täpsem on kava, seda rohkem on eraldusi, seda rohkem omanik maksab. Veel tobedamaks läheb olukord see, kui on iganes looduskaitse ja muud kitsendused, siis nende tõttu, et vähegi omanik millestki aru saaks, on vahel vajalik, vahel kohustuslik teha rohkem eraldusi. Mis siis nüüd lõpptulemus on? Omanik maksab selle pealt täiendavaid tasusid. Et miks ei ole asja arvestus hektari järgi, miks ta on jälle mingisugune erandlik lähenemine antud juhul siis tüki järgi? Nii nagu ma ka siin ütlesin, et riigilõiv on menetluskulu ja metsateatisega omanik esitab kavandatud tegevuse kohta, mille kohta Keskkonnaamet siis menetluse käigus annab hinnangu, kas kavandatud tegevus vastab õigusakti nõuetele ja saab registreerida või ei saa registreerida. Et selles suhtes ei ole kuskil piiratud seda, et kui suur või väike tohib olla metsateatisega kavandatud tegevus. Et seda nagu ei ole, nii et, aga kuna ta metsateatise põhine, siis sealt see kulu nagu tulebki, et. Aga eriti tobedaks läheb see, kui nüüd on mingid looduskaitsekitsendused, kus on ka Keskkonnaameti tõlgendus on ettearvamatu, omanik peab selle teatise tasu ära maksma ja omanik on siis see, kes võib-olla raiuda ei saa. Kõige hullem on muidugi hoiualadega, kus ei ole kaitse-eeskirja ka, mida omanik saaks lugeda, mis talle siis seal lubatakse, mis mitte. Eks, et miks peab... Riik tahab Euroopas silma paista, riik tahab neid kaitsealasid ja kaitseobjekte teha, aga nüüd siis omanik maksab selle pulli kinni, et on segaste kitsendustega looduskaitse.
No siin saab sinuga ainult nõus olla ja ma jõuan jälle sinna viitega Jaanu suunale, et Erametsaliidul koht, kus ministeeriumiga läbirääkimistel, ettepanekute tegemisel see looduskaitseliste kitsendustest tulenevad kohustuste ja kõik see kompenseerimise teema, et see kõik haakub sellega, et. No selge. Aitäh. Ja, nii. Võtame veel siia ühe küsimuse. Missugused on tulevikuplaanid just selle koha pealt, kuidas maailm metsaomanike käest rohkem raha kätte saada, sest riigi rahavajadus on lõpmatu? Jah, seda, mis ma siin oskan kommenteerida, et meie siin oleme ainult tööriistad, et poliitikud teevad valikuid. Et raadamisõiguse tasus ma võin näiteks öelda, et seal oli see seadusest tulenevalt see piirmäär 4000 8000 euroni hektar. Et ministrile on nagu piirid ette antud ja hetkel tal siis, nagu ma ütlesin, eelnõu järgi nägin, et 4460 eurot hektar oli siis ministri valik seal. Riigilõivul ei ole nagu otsest vahemiku ette antud, et kui siin leitakse, et see menetluskulu on tulevikus suurem kui 30 eurot, siis see läheb jälle ettepanekuna saali, et. Nojah, ju saab siis näha, et eks me oleme siin Erametsaliidu poolt teinud ka ettepanekuid, kuidas ka kulusid kokku hoida, et kas alati ja sellises mahus metsateatisi üldse esitama peab või on siin tegelikult mingid kuluefektiivsemaid lahendusi ka olemas. Neid väga ei tahetud kuulata, ühte siiski see, et metsateatise kehtivusaeg läks 12 kuu pealt 24 kuu peale, et see ettepanek siiski läks väga napilt küll, aga läks siiski läbi, et nii Soomes kui Lätis on saadud hakkama selle süsteemiga, et seal on sõltuvalt olukorrast teatis kehtib 2 või lausa 3 aastat, et meil oldi ka sellele vastu alguses, et katsuks sealt kohalt kulusid kokku hoida, aga siiski tuli ära selline muudatus. Nii, kuulge, aga nüüd hakkab meil juba ka aeg, mitte veel päris otsa saama, aga ette nähtud aja oleme enam-vähem ära kasutanud. Praegu ma uusi küsimusi ei näe ka ja võib-olla meil sellise üldise tuleviku kulude arengut puudutava küsimusega ongi paslik lõpetada. Nagu ma ütlesin kohe ürituse alguses, et salvestus on meil ka täna käinud, üritus on linti võetud ja Erametsaliidu kanalist saab seda tegelikult ka hiljem järgi vaadata. No elu näitab, praktikas kindlasti tuleb mingisugune nüansse ette, millele praegu ei ole osatud tähelepanu juhtida. Eks me siis, ma arvan, võib-olla on meil mingi aja pärast vaja ka seda infoüritust korrata, kui juba natuke on rakenduspraktikat ka olemas. Igal juhul, Jaanus, suur tänu sulle, et tulid neid Keskkonnaameti plaane meile tutvustama ja kenasti küsimustele vastasid. Et paar küsimust me siin näiteks trassirajate teemas jäi õhku, eks ole veel, ja siis saate siin juba täpselt küsijad infot. Ei, väga hea ja nagu ma olen ütlengi, et kas siis läbi Erametsaliidu või läbi konsulentide või siis kas või otse mulle kirjutades või kliendi toele, et ikkagi seesama, nagu sa siin mainisid, see tagasiside, et üks on see, et kuidas see, kui on nagu leitud vead metsaportaalis või ka siis ettepanekud, et mis seal võiks siis nagu veel paremaks minna, aga see mõte, mis sa välja käisid, et kui 1. juulist kogu see ma ütleks ikkagi esmakordne metsanduses raha võtmine metsateatise eest on ju esmakordne, et kui see nüüd siin 2-3 kuud või enne raiehooaega, mine tea, oktoobris võib-olla paras selline 2-3 kuu pärast väike kokkuvõte teha, et ja ma ütlen, et selleks ajaks ka see metsaseaduse eelnõu tõenäoliselt peaks ju hakkama ringlema, et ka siis on näha, et võib-olla saab ka juba selle praktikast ja kitsaskohtadest tulenevalt ettepanekuid teha ja just viidatagi, et nagu siin ütlesid, et ikkagi kas vabastada see mõned teatised nüüd see 10 päeva ootamisest või mis, mine tea veel, mis häid ettepanekud tegelikult tuleks veel, et aga jah, et võiks täitsa siin teha 2-3 kuu pärast ühe väikse kokkuvõtte, et. Just. Nii, kuule, väga hea.
tõmbame nüüd joone alla tänaseks ja tänud veel kord kõigile kuulajatele ja rääkijatele. Aitäh, nägemist!